Tavaliselt öeldakse, et kevad on kätte jõudnud siis, kui kaherattalised jõuavad tänavale. Tegelikult see asi ikka päris nii ei ole, sest et talve jooksul on mõnes garaažis valmis saanud päris uhked ralliautod ja samas ka võistlusautod ja ühte viimast me tulimegi siia vaatama. Andres, sind teatakse kiirendusmaailmas ikkagi punase ilusa taunuse järgi. Et mis sellest nüüd sai, et meie selja taga on hoopis nüüd sinist värvi Mustang? Iga asi ammendub mingi aeg. Oleme ausad, taunus on minu garaažist nüüd olnud juba 10 aastat. Mis ise mõtled küll, et täitsa nagu pikka aega, et 2006 aasta sai ta ju Rootsist toodud ja sealt see ring pihta hakkas. Alustasime taga ju 125 hobujõulise mootoriga, ja mis tal peal oli ja lõpetasime 1550 jõudu mootoriga, et väike nagu 10 aasta jooksul väike erinevus nagu juhtus. Tegelikult oli pigem see, et taunus jäi liiga aeglaseks. Midagi ei ole teha. Et seal turvaindeks oli 8,5 ees, eelmine aasta seda sõitsime ja tekkis isu nagu edasi minna. Tegelikult sattus juba ju üle-eelmine aasta, kui siin ka eelmine kevade rääkisime natukene Motors24 oma autodest ja mis tuleb siis 2015 hooaeg, siis käis ka jutt läbi ja mõni klipp ka sellest uuest autost, mille kõrval me nüüd seisame reaalselt ja mis nüüd on nagu valmis lõpuks saanud. Et siis ühesõnaga mõistlikum oli minna uue kere peale. Kust üldse selline kere välja ilmus? Selle auto söötis ette mulle üks inimene tegelikult USAs, kes pani selle keremüüki. Et ta on tegelikult nagu väga vähe sõitnud. 2009 aasta hakati teda ehitama, on ta ka selle aasta siis Mustang. Ja reaalselt sai ta valmis 2010 ja siis ta 2 aastat põhimõtteliselt siin ainult mõned võistlused osa võttis. Et on äkki teinud ainult 50-60 starti tegelikult see auto. Algselt oli ta Prostock, mis sõitis 6 sekundit ja viimane aasta, kui ta USAs oli, sõitis ta Sportsman klassis, siis oli Powerglide kast ja vabalt hingav mootor, mis sõitis sinna 7,5 sekundi juurde. Aga omanik pani selle kere müüki, kuna tahtis sama ja aeglaseks. Tahtis edasi liikuda ja tahtis pro-moodi autot 5 sekundit hakata sõitma. Ja võtsin ta siis 2014 aasta lõpp sai mida ka räägitud ja võtsin ta ilma mootori kastita veerevkerena. Kõik muud asjad olid peal ja niimoodi ta siia Eestimaale nagu veeres nüüd 2015 eelmine aasta kevade siis. Esimese hooga sai mõeldud, et paneme ta eelmine aasta kokku ja läheme taga äkki sügisel jõuame mõne ringile. Reaalne asi on see, et küll viivitus käigukasti tulek, küll mootori tulekud asjad ja siis mõtlesime okei. Suve aeg, taunus oli ka suht värske oma V8 tehnikaga. Teeme taunusega selle hooaja ära ja vaatame rahulikult, läheme step by step edasi. Et selle auto nüüd ehitamine suuremalt osalt sai alguse tegelikult juulikuust eelmine aasta. Panime selle auto treileri peale, panime ennem mootori kasti peale, kui jõudsid kohale ja auto siis rändas edasi Rootsi. Juba meile kõigile tuntud Rainer Suve poole, Suvi Performance'isse, kes teeb väga ilusaid metalli asju. Ja siis tema käes oli tegelikult auto circa kuni aasta lõpuni. Et selle ajaga tehti väljalaskekollektorid, sisselaskekollektor, torustiku poole, et kõik see raua poole enam, mis oli vaja see teha. Et kogu see asi tehti valmis. Ja auto tagasi minu garaaži tuli kuskil jõulude aeg. Kas oligi kohe plaanis minna järgmise auto puhul ka ikkagi Fordi peale või lihtsalt, et juhuste kokkusattumus? No, oleme ausad, et kui võtad selle autopargi ette nüüd, millest me räägime reaalselt Prostocki või Sportsman autodel, mis on nüüd uuemad 2009 ülesse, siis seal ei ole väga palju nagu valikuid. On kas on mõned kobaltid, on kavaljeerid või on siis samamoodi see Mustang, mis seal tuleb. Okei, Camara on ka Chevy oma seal. Aga mina proovisin jääda margitruuks ja nagu ma esimesi pilte sest autost nägin, siis mu rahakott ka sinna tühjenes on ju millegi pärast. Et sellepärast ja pluss hästi suur asi, mis on probleem alati autot ostes, on väga raske leida, kuhu mahub sisse normaalse mõõdusmees. Et ka USAs on sama see, et ehitatakse auto siis vastavalt inimesele.
endine omanik, kes sellega sõitis, oli 1,93 m pikk ja 110 kilo. Tänu sellele mul on väga mõnus, hea olla siin autos sees. Kui ma üle-eelmine aasta lõpp sõitsin korra Veljo Einbergi Puik Grand Nationali sain proovida, seal Veljo Einbergi oli okei, aga mina olin sõna otseses mõttes tõmmatud rihmadega kinni, et ma sinna kuidagi ära mahuks, oli väga keeruline minul seal olla sees. Et see oli nagu see esimene nagu asi, miks sai vaadatud, et pikkus, kaalmees, kes sõitis, kellele tehtud ja teiseks A ja O autokaal. Sellepärast sai ka valitud reaalselt siis täissüsinik, täis kromolüteen 6.0 sertifikaadiga, et auto, et saada, sest mida kergem on, seda vähem on sul jõudu vaja, seda kiirem sa oled rajal. Kui me räägime juba edasi mingi pro-moodi maast 5 sekundi keres, siis me räägime ju stardikaalist 1220 kilo kuskil sinna kanti miinimum, mis võib reeglitega olla. Aga mina sõidan nagu selle autoga nüüd see aasta Soome, proovime terve hooaja kaasa teha S-sarjas ja seal on reaalselt klassiindeks on 6,6 sekundit. Ja selle jaoks, et 1050 kiloga sõita, nagu see on auto koos minuga umbes stardikaal, on vaja selle jaoks kuskil 2000 jõudu. Tänu sellele sai ka valitud, et mida kergem võtad, seda lihtsam on endal sellega pärast toimetada. Kui palju siin algsest autost järgi on, ma mõtlen selles mõttes, et kui see auto sinuni jõudis? Tegelikult on päris palju. Väliselt nagu vaadata on praktiliselt kõik ongi ta niimoodi, et osa seest roolid, käiguvahetid, asjad, need on sees iste, mis sai nagu nüüd kõik ära vahetud, nagu ma ütlesin, et mootor on käigukast, muidu ta sõitis vabalt hingava mootoriga, siis nüüd on siin turbotehnika peal ja tulekustutussüsteem sai juurde pandud, uus elektrisüsteem, ajuasjad, et selles suhtes kogu see pool sai nagu ümber tehtud täiesti. Aga muidu ülejäänud armatuurid, asjad nii palju kui süsinikust, nagu mis imiteerib seda tehase asja, siis need asjad on kõik nagu nii, nagu ta tehasest tuli. Sillad ja vedrustus ka? Ja, need on samamoodi. Siin on Fordi 9 tolli sild nagu ikka. 9 tolli Fordi sild kõige parem lahend siia alla panna, kasutada. Nüüd, kus saab karule kõhtu vaadata, et esimese asjana küsiks kohe ära, mis mootor siin peal on? Jääme ikka margitruuks. Ford. Ja ta on nüüd 354 kuuptolli small bloki mootor. Analoogne kui siis, mis Taunuse peale ainukasi, et siin on kõvasti väiksem kolvikäik ja väiksem kolbasjad, et mis on nagu erinev, ongi siis see, et kui Taunuse mootor meil käis 7500 pöördeni, siis see mootor käib 9500-ni. Ja siin ei saa seda litraasi nii suureks ajada, et muidu üleval pöördel ei jätku enam õhku kütussilindrisse. Ma näen, et siin on ka ilusti 2 suurt turbot veel juurde pandud, et kas need on siis mingid eritellimused või neid saab kohe ikka poest riiuli pealt osta? Nende turbodega tegelikult on selline huvitav lugu, et selle turbotootja on Ameerikas on siuke ettevõte nagu Bullseye Power ja ma täiesti kogemata umbes 2 aastat tagasi sain tuttavaks selle Bullseye Poweri ettevõtte omanikuga, kes on Ameerikas üks kiiremaid small bloki analoogse mootoriga kiirendusauto omanikke. Ja nüüd oli tema nagu huvi tuli seda, et näidata ka Euroopas, kui hea võib see Bullseye turbo olla. Oli nagu nende idee, et tulla Eestis või Euroopas välja üldse Bullseye turboga. Et siin on ka nüüd siukene esimene siis näite eksemplar kui nagu kvaliteet turbost, et mis nagu erineb mõnest teisest turbo ja siis see Bullseye turbost. Et neil on, esiteks on siin näha, et ta on siuke roostevaba koda läikiv, mis on samamoodi Bullseye enda toode, neil on endal valukojad, kus nad valavad nii roostevabad CNC-masinad, mis nagu freesivad pärast välja teevad need asjad. Samamoodi igasugu turbiinrattad ja asjad sees, mis on nagu patenteeritud, on vähe teistmoodi tehtud kui tavaturbol. Et kui sul on tavaline turbolaba on ümaraservaga, siis siin on nagu reaktiivmootor, on täiesti nagu noatera, võid näppu katki lõigata seda, kui laba puutud, ta on terav serv. Et tänu sellele turbo ärkab kiiremini, ta lõikab õhku paremini läbi. Et mingid päris palju nüansse, et need on 2 tükki, on 80 mm. Reaalselt on nad suutelised viimasele mootori, kui vaja, metanooliga 2700 hobujõuni. Et siin on päris palju veel varu minna. Praegu me reaalselt seadistasime ta kuskil 1,4 paarini üle rõhu juures ja siis olime sinna 2000 hobujõu alla juba, aga 1500 jõudu rattast peaaegu. Et aga lihtsalt Dünos ei kannatanud rohkem seda asja teha.
ja tänu sellele jäime sinna pidama. Mis see väändenumber on? Oskad sa seda ka? Dünos nägime 2000 Newtonit oli rattast ja oli väändenumber. Aga mis on nagu kõige parem selle mootori puhul on see, et maksimum väändeala ja hobujõuala, alati vääne kukub nagunii lõpus, aga maksimum hobujõuala, kui me praegu Dünos seadistasime kuni 9000 pöördeni, siis sealt 7700, 7800 kuni lõpuni ta suudab hoida ühtset graafikut, jõugraafikut või seda ala, et ta ei kuku et see ongi põhiline. Et nagu see auto sõidab kahekäigulise kastiga, praegu Rossleri kastiga, siis ta istub kogu aeg oma maksimum hobujõualas. Et tänu sellele ka ta saab väga kiire nagu olema. Ja kindlasti tunduvalt lihtsam sõita kui võnkuva sellise graafikuga. Absoluutselt. Et see nagu ka on see, miks sai valitud just see mootor siia nagu peale. Nagu ma sain aru, siis kütuseks on alkohol ja seda läheb ikka oma jagu siia. Jah, kui meil Taunus sõitis etanooliga, siis siia nüüd valame sisse metanooli. Et nagu siin ka näha ei ole interkuulerit, siis on ka see asi, miks juba üks asi see metanool siia on sisse valatud, et metanool ise, kogused on suured, mis me pumpame siia sisse, aga ta töötab külmalt ja tänu sellele ta toodab nagu väga edukalt jõudu ja metanooliga on hästi palju heitgaase, hästi rutu äratab turbod üles, mis iganes, et kõik siuksed asjad, mis on vajalikud nagu. Palju umbes võiks üks selline triibu maha tõmbamine kütust maha põletada? Kütusepaak on siin 12 liitrit. Arvutuslikult on praegu vaja pöörnaud teha, minna starti ja kui see sõit ära teha, läheb jämedalt kokku umbes 10 liitrit kütust. Nii et tegelikult ega siin väga palju üle teda ei jää. Juhul eks siin esimestel võistlustel on näha, kuidas, et võib-olla peab panema suurema paagi, aga ma loodan, et me saame nagu selle mootoriga, selle jõu puhul saame praegu hakkama sellega, et ei ole vaja teist. Mis seda autot veel nüüd ees ootab? Et ma vaatan, et kapoti peal on veel selline suur ava, aga seda tegelikult ju otseselt enam vaja ei ole. No see oli nüüd vabalt hingava mootori puhul oli siin suur skuup, mis võtab karburaatorisse, tõmbab õhu sisse. Selle osa me praegu hetkel jätame lahti, kuna oleme ausad, see auto hakkab sõitma 6,5 sekundi aega, see tippkiirus hakkab sinna 350 juurde tulema 400 meetri peal finišijoonel. Siis on seda õhku tekib seal päris palju kapoti alla, et me jätame praegu lahti, laseme selle õhu siit välja voolata ja vaatame, kuidas ta käitub. Kui ta hakkab midagi väga imelikult käitama või on vaja, siis me teeme selle kapoti kinni ja teeme ringi, paneme kinni. Aga nagu veel kord, kaal versus hobujõud on kõige tähtsam, et las ta olla lahti, kaalub vähem. Õhk ei kaalu midagi, see ava seal sees. Et see on nagu tähtis, et näiteks praegu just ongi selle auto puhul, mida me proovisime saavutada, on see, et 2 hobujõudu 1 kilogrammi kohta. Et see on nagu see auto teeb, et siis sellest peaks nagu piisama. Milline on tänavune võistlusgraafik sul? Meil algab nüüd esimesed testipäevad selle autoga, kus nüüd reaalselt lähme raja peale, on 7.8. mai. See on Rootsis, Tierp Arenas on spetsiaalselt testipäev tehtud. Läheme sinna silda seadistame ja lähme sinna nüüd vaatama, kuidas ta üldse käitub. Meil on 2 päeva aega. Loodame nüüd ainult, et ilm kestab sama ilus nagu täna on. Et siis saame kiiresti teha, saame seal kindlasti teha 2 päeva kiireid sõite ja äkki suudame ruttu saavutada seda, mis on vaja. Kui päris aus olla, siis ega ma auto pärast väga ei muretse, ma muretsen rohkem enda pärast. Et see hüpe on lihtsalt päris suur. 2013 aasta lõpp, kui ma Veljo Einbergi Puik Grand Nationaliga käisin sõitmas 2 võistlust, siis ma sain nagu aru, mis vahe on nagu suurel rattal ja kergemal autol. Et need esimesed stardid võtsid suht pildi võnkuma ees. Ja siis me räägime reaalselt, ma sõitsin 7,8 sekundit aega ja mingi 290 lõppkiirusega. Et siin on natukene teine asi, et eks me peamegi alustama rahuliku mooga ja keerame järjest üles, et mina suudaks selle asja vastu võtta parem. Jah, tegelikult ju kiirendusmaailmas on ikka need sekundid juba aastad. Jah, sealt on iga, ütleme, mina sõitsin eelmine aasta 8,5, nüüd ma räägin see aasta 6,5. 2 sekundit on väga suur erinevus.
et me räägime ikkagi stardihetkel circa 3,5–4G kiirenduse jõust, et seda on päris palju, et millega keha peab harjuma, ise pead harjuma. Ma vaatan, et siin salongis esimese asjana jääb nagu natukene hirmutavalt silma see käigukast, et siin ümber on päris palju sellist õhku. Ja, aga ütleme niimoodi, et see käigukast võib niimoodi lahti olla, on sel juhul, kui ta on nüüd SFI sertifikaadiga kast. Tal on tegelikult siin alumiiniumkorpuse alla on pandud selline terasplaat on sees, et juhul, kui seal midagi ka katki läheks, siis reaalselt mina sellega midagi siin pihta ei saa. Et see on nagu tegelikult on hästi turvaline, et karta pole seda vaja. Põhiliselt pannakse küll kinni neid asju või kas plekk üle või mingi asi pannakse kinni, aga tegelikult ta võib olla lahti, kui on nagu selles. Et pigem on rohkem tuleb siin tähelepanu päärata enda selle turvalisele, et siin igasugu kardaaniristid ja igasugu need asjad, siin on mingid rõngad asjad ümber, et kui midagi siit katki läheb, et sa ise ei saa siin jalga või neid, see on nagu ohtlikum siin asi, et kui niivõrd, kui see käigukast ise on. Ja sinna käigukasti alla tuleb ikka üks mingi plaat ette, et päris kive sisse ei lendaks? Noh, jah, päris off-roadi ma taga ei lähe, aga eks ikka tee pealt mõned asjad leidub ja see läheb jah, tegelikult suht õhuke plekk on küll all ja see on pigem selle kaitsega, et juhul kui tuleb mõni tilk õlisid, et ta ei, jumala eest, et ei satuks ratta alla siia mõni õlitilk, sest see, kui õli läheb ratta alla, lõpeb väga katastroofiliselt, nagu mul eelmine kevad teise autoga, kui lõi õlituru katki, siis 200 meetri pealt järsku viskas auto risti ära kätte, aga kui sul on 8,5 sekundi auto versus 6,5 sekundi auto, siis need reageerimised sa ei jõua nii ruttu reageerida, kui seal on vaja enam selle asja. Ma vaatan, et sul see käiguvahetuskang on ka üpris edev, et siin on üks selline balloon veel ja poolik jookseb külge veel. Tal on tegelikult on hästi lihtsalt kogu asi tehtud, et see on jah, BNDM-i ProShifter, et alustame, siin ongi, et tõmbame stardist, tõmbame esimese käigu alla sisse. Minul on rooli peal ikka on transbrake, et käigukastis edaspidi tagurpidi käik nagu panna sisse, lukku panna, vajutan gaasi põhja ja äratan turbod üles. See hetk, kui on nagu fooris näen siis tuld, lasen nupu lahti, esimene käik aktiveeritakse, tagurpidi käik võetakse ära, läheb auto ära ja siis on ajusta antakse talle solenoidile siis impulss peale, siia tuleb suruõhk taha balloonist, et ja lükatakse siit siis suruõhuga lükatakse teine käik kohe nagu sisse ära, et selles suhtes mina nagu ise ei pea otseselt käiguvahetuse peale aega raiskama, et sihukese auto puhul on nagu vaja mul siin miljon muud asja jälgida, et mis iganes olla võib. Ja siis, kui üle finišijoone olen, siis on siin vari, kus on vaja käsi taha saada, lükata lihtsalt vari lahti ja kogu teema. Et rohkem nagu ei ole, et nagu ütlesin, 2-käiguline Rossleri käigukass siin on ja rohkem tegelikult talle reaalselt vaja ei ole siia, et mootor nagu piisavalt selle jaoks nagu. Ja nitrot ei kasuta? Ei, pole vaja, et mis nagu ongi erinev käigukastil, et Rossleri poolt on nüüd siin käigukasti sisu tehtud natukene teistmoodi. Miks sai just tema nagu käigukast valitud? Oli asi selles, et see hetk, kui mul on transbrake all ja vajutan gaasi põhja, hakatakse koormama, mootori pöörded hakkavad tõusma, et turbod hakkavad üles äratama, siis lastakse käigukasti või ütleme, käigukasti piiratakse, käigukasti turbiinile, piiratakse õli peale voolu. Ja läheb ainult 25% tavaõli kogusest, mis läheb. Tänu sellele turbiin käib vabalt ringi, läheb kohe palju kõrgemale pöördele ja turbod ärkavad hästi ruttu ülesse. Et kas me seda nagu süsteemi käigukastis sees kasutame mitte, oli vahe tegelikult päris nagu suur, et kasutades selle süsteemiga suutsime stardirõhu saavutada 1,5 sekundiga, kui mitte, siis on 3,5 sekundit. Mis on nagu täiesti nagu teine maailm, et seal oleks juba vaja nitrot või mis iganes, et sa saaksid oma selle ära nagu selle rõhu ülesse. Mis on veel nagu siin kastil on teistmoodi on see, et kui mul transbrake all, ma lähen pre-stage'i, mul ülemine tuli põleb, siis on mul võimalik see, et ma ärataan turbod üles või on gaasi põhjas ja mul on teise käe all on nupp, kuhu ma vajutan, siis ehk kriibi nupp. Siis on see, et auto läheb jõnks, hakkab vaikselt samm-sammult edasi astuma. Et saad vaikselt hiilida sisse stage'i? Saan vaikselt stage'i sisse hiilida ja mul on kõik juba rõhud asjad üleval juba ootab, ja nagu lähen sisse, nagu jälle kollast tuld näen, nii nupp lahti ja läheb jälle. Hoia ainult kinni. Jah, ole mees ja hoia kinni.
ja siis nagu ma aru saan, et üldiselt ikkagi see aasta sõidad Soomes, Rootsis ja korraks ikka Eestisse ka. Ja nagu ütlesin, et alustame testipäevadega Rootsis. Siis mai lõpus on juba Soome esimene hooaeg Kalastaros ja sealt läheb järjest edasi, et plaanis on praegu Soomes kaasa lüüa 5 üritust, Rootsis 3 üritust ja siis Eestis on ka 2, nii et väga ajakava saab väga-väga tihe olevat. Et põhiline on et saada nüüd auto turvaliselt sõitma, et mootor töötaks ilusti, kõik siuksed asjad. Et reaalselt, kui me räägime 10 võistlust, on võib-olla hooaja peale kokku ja iga võistlust circa 6 starti, tähendab see auto jooks 60 starti aasta peale. Seda on päris palju, mille peale auto peab mida peab ta vastu võtma ja kannatama. No ise ka tegelikult ju. Ja ei, no ma usun, et eks ma lõpus hakkan harjuma selle asjaga, aga eks ta algus on ikka nagu ta on. Siin ma peangi veel suur tänu muidugi ütlema siin osadele inimestele, kes nüüd on aidanud mul selle auto nii kaugele saada, nagu see auto tegelikult on. Et üksi ma oleks jõudnud esimene asi, nagu ma ütlesin, et see Rainer Suvi Performance, kes tegi rauaosad, kindlasti kõige suurem aitäh Bullseye Powerile, sest nemad on meie põhiabistajad, see turbotootja asjad ja VKM Motors, kes pani need ajud asjad siia peale ja tegid muud asjad ära. Ja HL autoosad, Likum oli. Andsid 2 suurt vaati õli, et mul on tegelikult iga päev, ma pean vahetama siin mootoris 10 liitrit õli välja. Et metanool solgib seda veega päris korralikult. Ma pean tõdema, et sinu kevade kuulutaja on ikka päris edev ja aukartust äratav natukene, et loodan, et su hooaeg on piisavalt edukas ja ikka keha peab ka vastu sellele võimsale peletisele. No loodame, et eks see on rohkem meie enda teha, et oleme kõvasti tunde siia raisanud, et see asi saaks kõige parem, ütleme siis niimoodi, või parim, mis on meie teha. Aga nii või naa tuleb mingit üllatusi veel. Ma selles üldse ei kahtle, see on motosport ja see on alati nii. Aga ja eks ma ütlen, et mai alguses on näha, kuidas ta rajal alguses käitub ja hoiame pöialt, et kestab ilusti aasta lõpuni. Et kui päris aus olla, siis tegelikult on juba järgmise aasta uue mootori süda tegelikult istub juba Ameerikas kuskil garaažinurgas, ootab alumiiniumplokk. Aga no eks sellest saab rääkida sügise poole, siis kui me näeme, mida see teeb ja kas siia mida on vaja teist moodi teha. Nagu ma aru saan, siis see Ameerika maal olev plokk on ikkagi sellepärast, et ehk jääb siin ka väheks. Ja kindlasti ka see, et on alumiiniumist ja teiseks on ta juba 3000 hobujõuvaruga. Nojah, eks see tehnikasport olegi niimoodi, et võtad ühe ampsu ja mõne aja pärast leiad, et sellest ühest ampsuks jääb väheks ja võtaks teise veel juurde. Eks see haigus süveneb. Ja selle vastu on ainukene roht siis võimsam mootor. Täpselt, nii see elu käib. Ja siit vast olekski mõistlik lõpetada.